kõigil püsti tõusta. Me võime, jah. Tere tulemast Tallinna 32. keskkooli 49. linnu lõpukella aktusele. Kallis abituurium, täna on teid siin teele saatmas õpetajad, esimeste klasside õpilased kui ka teie rebased 10. klassidest ja 11-ndikud, kes tänase aktuse teile korraldanud on. Luban kõigil maha istuda. Valisime luiged tänaseks elemendiks. Igal kevadel kaunistab nende rohkus meid kõikjal looduses ja nad tõmbavad tähelepanu, nagu teie olete meie jaoks hetkel suurima tähelepanu all. Igaüks teist on olnud oluline osa ning sellepärast leiate kõik laval lendlemas omanimelise luige, mille võite aktuse lõppedes endaga mälestuseks kaasa võtta. Meie pidupäeva avavad meie kooli väikesed. Teie ees on esimeste klasside õpilased, kelle enda käe kõrval 1. septembril aktusele tõite. Nii, nagu teie soovisite neile ilusat koolide algust, soovivad nemad nüüd teile järgmise eluetappi algust. Esimese A-klassi Mattias Turdin loeb Oliivia Saare luuletust Tarkus tuleb tasapisi ja seejärel laulavad esimeste klasside lapsed teile Piret Puusta ja Aime Paeveeri laulu Elujutt. Õpilasi on juhendanud õpetajad Kaire Lõhek ja Riina Riistop.
kes ära veel lappu aulas. Lapsed. Tundub, et mõnel oli täna kiire. Head esimese klassi õpilased tegid teile, armsad abituriendid, mälestuseks ilusad meened, mis nad ise üle annavad. Palun siia gümnasistidest abilised ning olge head, juhendage õpilased meenetega klasside juurde. Võtke sealt korvist üks klambriga lill, mille südamikul on kooli logo. Aitäh esimestele klassidele ja õpetajatele kava ja meenete eest. Nüüd on aga järg õpetajate käes, kes teile videosõnumi on teinud. Aktusel näeme lühemat versiooni ja pikema versiooni paneme pärast lõpukella aktust kooli YouTube'i üles. Ilusat vaatamist! Tõelisele ajalooklassile kohaselt möödusid teie gümnaasiumi aastad küll väga ajaloolisel ajal. Pea poole teie gümnaasiumi ajast kohtusime kas siis arvutiekraanide või maskide taga. Ja teie elluastumise kevad kujunes hoopiski sõjakevadeks. Ometi oli see teie gümnaasiumi ajal. Rasketele aegadele kohaselt pöörasime tähelepanu vaimsele tervisele ja suhtlemise kuldreeglitele. 12. klassi kõige pimedamal ajal kuulutasime oma klassis välja hoolimise kuu, mil teadlikult pöörasime tähelepanu üksteise märkamisele ja üksteisest hoolimisele. Igal nädalal palusin teil kirja panna, mida te eelmisel nädalal olite teinud. Toon siinkohal ära mõned tegusõnad, mida te kasutasite. Arvad natuke kannatust. Suhtlesin, aitasin, ütlesin, tõin, kiitsin, otsisin, märkasin, lohutasin, rääkisin, tegin, selgitasin, näitasin, laenasin, viisin, pakkusin, pidasin meeles, jagasin, kuulasin, rahustasin, saatsin, kinkisin, käisin, olin, mõtlesin, läksin, loovutasin, tundsin, tervitasin, andsin, õpetasin, tutvustasin, leidsin, naeratasin, nutsin, lubasin, avasin, hoidsin, tuletasin meelde, ulatasin, sõidutasin, tegin kalli, maitsesin kahtlast tarbist, ei toonud, ei võtnud, ei teinud häält, ei olnud pahur, jätsin palju ütlemata, kiusasin vähem kui muidu. Vaata, kui palju jõuab teha kuu ajaga. Kõigi 3 aastal loobusite oma jõulukinkidest ja tegite annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondile. Ma usun, et sellest ligikaudu 1000 eurost, mida me koos annetasime,
sündis head nii mõnelegi Eestimaa lapsele. Kirjanik Lindberg ütles hiljuti, et kooli ülesanne on kasvatada ühiskonna liikmeid, kes ei ole ohtlikud ei endale ega teistele. Ma usun, et sellega oleme me hakkama saanud. Armas 12A, olge ikka hoitud. Üle kõige soovin, et saaksite oma elu elada rahuajal. Ja pidage meeles, et tere, aitäh ja palun vabandust päästavad maailma. Ma sooviksin teile, et teil oleks julgust alati raskustega rinda pista. Et vahel, kui tundub, et midagi on väga keeruline või tahetakse tegelikult midagi saada, siis astuge neile raskustele vastu. Raskused on vahel need, mis teevad elust selle särtsu, selle vürtsi, mille pärast üldse tasubki elus olla. Nii et ärge mõelge, kuidas kõik on raske, vaid mõelge, kuidas pea püsti ajada ja alati elus rõõmsalt edasi võtta. Kõike head teile! Ma küsisin oma klassi käest, mis on kõige kasulikum asi, mida teie neile õpetanud olete. Nad nimetasid julgust, oskust õpetajatega läbirääkimisi pidada ja seda, et me peaks oskama näha valgust tunneli lõpus. Teile see tunneli lõpp juba täitsa paistab. Minu kallis 12. veebruar. Meile antud 3 aastast saime koos olla vaid 1,5 aastat. Ometigi ei ole mul niisugust tunnet, et te selle võrra mulle vähemalt lähedased oleksite. Teid iseloomustab kõige paremini lause või ütlemine, tark ei torma, aga ma usun, et kui piisavalt põhjust anda, siis küll ta tormab. Ja süda on teil soe. Te olete noored, terved ja ilusad. Ma soovin, et teil oleks julgust elada ja mitte jääda oma elu kõrvalt vaatajaks. Õppige, katsetage uusi asju, leidke oma inimesed, osalege erinevatest projektidest. Armuge meeletult, reisige, seigelge, võtke elult vastu kõik, mis elu teile ette veeretab. Kodumängida on teil hiljalt, aegu külge veel. Praegu on teile. Ja ära karda eksida. Aga norutama ei tohi jääda. Pühid püksipõlved puhtaks, tõused ülesse ja rühid edasi, olles ühe elukogemuse võrra rikka. Ja veel unista kohe suured, sest soovidel on kombeks täituda. Ja lõpetuseks tahaksin ma korrata Maarja Merigani öeldud mõtet, ta on seda mitmel aktusel öelnud, et kõige olulisem on mitte ebaõnnestuda inimesel. Tere, head majandusnoored! Ma usun, et meie koostöös teab teile meelde eelkõige Kaja projekt, selle sisukus, finantspool ja teie Haapsalu Ott projektist nii palju, et tänaseks on Ott kauplus laienenud, kabavalik on palju mitmekesisem ja nii mõnigi väikeettevõtja, kellega te Haapsalus kokku saite, on tänaseks jõudnud Tallinnasse ja suurte kaubakettideni. Teie äriplaanid. Väga loodan, et osa ideest te päriselt ka teoks teete. Ja tere tulemast saan teile öelda siis ehk juba 3 aasta pärast ja öelda tere kolleeg. Soovin teile ägedaid hetki ja põnevaid majandusideid. Minu kallis 49. see, et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean ma alustama sellest. Et kui klass oleks klassijuhataja nägu, siis teie olete ikka täiesti napakad. Kuidas siis muidu saaks meie klassi poiste arusaam lilledest ja šokolaadist kooliaasta lõpus olla strippar Marko tervitusvideo? Kui Kerstin rebaste ristimise päeval minu repsuna mulle krooniks Captain Morgani kaabu tõi, sain tunnike hiljem teilt veel ühe kapteni, seda hukku, aga vedelal kujul. See oleks liiga igav ja tavaline olnud, kui Karl-Joonas oleks lihtsalt juuksurisse läinud. Kiilaks sajamiseks oli vaja koolipeale üles liputada plakatid, koguda 100 eurot, kutsuda kohale repsud, tõmmata käima Insta-live ning aktsioon keset eesti keele tundi võiski avatal. Tehke julgeid ning meeldejäävaid tegusid ka edaspidi. Viige ellu ka oma kõige pöörasemad ideed. Sealjuures ärge unustage,
et ühenduses peitub jõud. Vajadusel meenutage neid hetki, mil ühiselt ja kokkuhoidvalt Playboxi kavadeks valmistusite ning kui mõnus ja nauditav oli üheskoos lõpptulemust jälgida. Olge vastutustundlikud, kuid ärge unustage, et elus võiks olla alati parajas koguses lapselikku rõõmu ja elevust, täpselt seesugust, mida tundsite siis, kui meil detsembris päkavikud käisid. Nautige elu lihtsaid hetki sama palju kui sooja suvehommikut Võrumaa metsade vahel Anderi juures või tugitooli embuses Reino luulekogu lugedes. Öelge häid sõnu neile, kellest hoolite ja tehke nende päevad ilusaks. Võtke eeskujuks Markus, kes on oma komplimentidega naeratuse mu näole toonud juba aastast 2014. Aitäh rõõmu ja soojuse eest, mida olete minu klassiruumi ja südamesse toonud. Aitäh, et olete mind hästi hoidnud. Olen õnnelik, et sain olla just teie klassijuhataja, kellele 3, kellele koguni 8 aastat. Elage õnnelikult, võtke elu kond kalmalt, ootan teid alati kooli tagasi jutustama, kallistama ning tahvlile pesumasinaid joonistama. I'm already missing you. 12 C-klass. Kõikidest 49. lennuklassidest kõige energilisemad ja teiega tunnid on väga intensiivsed. Kindlasti jäävad märksõnadena meelde elektriangerjus, meie koroonaga koostatud füüsikachat, käis arutelu kõige muule füüsika, meemid ja Zoomi tundides poiste taustapildid. 12 C. C1 ja B2. Tore on olnud näha teid kasvamas ja muutumas. Nii mõnestki turtsakas ja veidi tujukas tegelasest on sirgunud arukas noor inimene. Te olite jutukad, headuulised, sõbralikud. Mäletan, et kui te olite 10. klassis ja keegi tunni ajal lauluga sisse astus, ilmselt võis see olla mingisugune sündmuse reklaam või midagi täpselt ei mäleta, siis igatahes teie hakkasite väga kompleksivabalt kohe kaasa laulma, tehes selle laulmise kergeks ja toredaks ka neile, kes teile laulma tulid. Te olitegi sellised siirad, lahked, avatud. Pidasime teiega maha nii mõnegi toreda vaidluse ja tihtipeale jõudsime järeldusele, et me jääme eriarvamusele. Aga mulle tundus, et te lubasite nii endal kui teistel olla sellised, nagu te olite. Hoidke seda ehtsust enda sees ja tundke ennast rõõmu. Ja kui tekib tahtmine maailma paremaks teha, siis ka see on võimalik. Ikka üks lahke tegu korraga. 12 teedes. Minu teletupsud, minu kõige esimene klass. Alustasime ju tegelikult ühel ajal siin majas ja see võib-olla kõige eredamalt ongi mul meeles 10. klassi suvekool, meie esimene kohtumine, piknik. Mulle meenub meie 10. klassi esimene aktus, kui te kõik kooli tulite esimesse klassiõppe tundi. Mulle jäävad väga hästi kindlasti eredalt meelde Playboxid, Playboxi võidud, see meeletu töö ja pingutus, mis te selleks tegite. Meil on olnud kõik need 3 aastat parajad Ameerika mäed. Olen muretsenud, vihastanud, ärritunud, pettunud, aga selliseid kõrghetki on olnud ka meeletult palju. Te olete soojad, siirad, töökad, armsad, head inimesed. Lennart ma õppisin 3 aastat loodusklassis ja Mihhail indikatsioonist ja Läänemere pentasest mul ei ole väga kasu olnud, aga ma tahaks väga loota, et teie 3 aastast, kus te gümnaasiumis siin koolis olite, kasu oli. Ja ma tahaks loota, et teie tulevik tuleb sama järjega, te olete juba praegu selles eredas sõnas meil siin koolimajas ja olge tublid, ärge lollusi tehke ja kui teete, ärge vahele jääge. Head teed.
kõikidele lõpetajatele annaksin kaasa 2 mõtet. Esiteks, hoia oma klass täis, et tea, mis teeb sinust sinu. Ja teiseks, üks inimene pole mitte kunagi liiga vähe, et muuta maailma. Kõrget lendu teile väljatas. Hea 49. lend. Teie käisite küll nüüd erakordselt keerulisel ajal gümnaasiumis. Küll aga võib öelda, et just erakordsetel aegadel tulevad välja need, kes ongi kõige julgemad, kõige loovamad, kõige isikupärasemad. Mis ma teile siis kaasa ütlen kõigile? Minu selline elukogemus ütleb, et elus kuulub jõuda ja olla õnnelik ja valima just selle tee, mis enda kõige südamelähedasem on. Ehk siis oma valdkonna, oma eriala töö valin ikka siin südamele kõigi, mis kõige rohkem meeldib ja mis kõige rohkem naeratuse näol toob. Ja ärge unustage, et inimeste vastu tuleb olla hea, sest headust tuleb tagasi. Armastage oma lähedasi, öelge neile seda, nii nagu meie oleme teid armastanud teile seda poolkäsi. Nii et julgust ja armastust teile elu teeks ja tulge meil üldse külla ka. Tšau! Aitäh ja nüüd ma palun kõnepulti õppealajuhataja Kerstin Vesiku, kes tunnustab 49. lennu kõige tublimaid. Kohe tunnustuse juurde ka, aga kõigepealt ikkagi mõned sõnad tahaksime omalt poolt ka öelda, et armsad abituriendid, see algus mul täiesti nüüd ühtib sellega, mis siit just kõlas, et see kooliaasta kevad, millal teie nüüd praegu siin kool saab otsa on ja kevad on päris eriline. 2022 Ukrainas on sõda ja selle kõrval võib-olla teie kooli teeb kõige rohkem saatnud see koroonapandeemia. Võib-olla nüüd nagu juba liivakasti mäng. Palju muret on. Aga küllap te siis oletegi ikkagi loodud selliste eriliste sündmuste, eriliste aegade jaoks, sest erilised olete te ju päris kindlasti. Mida teist mäletama jään? Mul oli au ja õnn õpetada teile 11. klassis uurimiste aluste kursust. Ja eks siis seda ainet, mille puhul kõik tunnevad, et mitte midagi selgeks ei saanud. Aga ma saan öelda, et tunnis olite te küll ju päris sellised viksid viisakad, minust me õppisime kõvasti, aga kui mõelda nende kodust ülesannete peale, siis nende laekumine oli tõesti aeg-ajalt nagu lotovõit, enamasti ei võida, aga päeva lõpuks jackpot. Loovalt ja loominguliselt olete kõik nüüd sellel viimasel kooliaastal tegelikult lähenenud sellistele tundidele koolimajas. Eriti innukaid, mitte kohale tulijaid olen pidanud viimasel ajal trahvima, korrale kutsuma ja selle peale laekus mulle hiljuti üks väga põnev selline e-kiri, ma mõtlesin, selle võiks ette lugeda. Ma loodan, et selle omanik nüüd on nagu, ta on päris, et enam midagi kaotada ju ei ole. Nii, tere, räägitakse, et sa kutsud halbu lapsi enda juurde. Mul endal on praegu ainult 13 põhjuste puudumist. Kirjutasid mulle e-kooli, et vajadusel vestleksin oma puudumistest klassijuhatajaga. Mida ma tegema pean või kui palju ma veel puuduma pean, et sinuga enda pattudest vastama. Mainin veel ära, et minule ei pea teateid e-kooli kirjutama. Võid ööpäevaringselt helistada ka minu kristlikule mobiiltelefoni numbrile transparentset kommunikatsiooni oodates Keldras Moskvasse. Rasmusele ma vastasin ikkagi aitäh lahke loa eest endale helistada ja kui soovid puudumiste teemal minuga vestelda, uks on avatud, saagu homme. Nii, aga mida sellest õppida? Eks ikka seda, et
silmast silma suhtlus, kas see on siis oma klassijuhataja, õppejuhataja, oma õpetaja või ükskõik kellega, kaalub üle tänasel hetkel kõik kaasaegsed infotehnoloogilised võimalused. Et 21. sajandi oskused, suhtluspädevus, empaatiavõime, kriitiline mõtlemine, enesejuhtimine, need on need, milleta elus hakkama ei saa. Seega loodan, et võtate koolist kaasa lisaks avarale silmaringile, analüüsioskusele, teadmise, et hoolivaks inimeseks olemine on elus kõige olulisem. Ja selle nimel oleme tegelikult ka teie sellist vastutustunnet, südametunnistust 3 aasta jooksul üpris tugevaks katsunud vormida. Ja igati paslik on nüüd teha siin üks selline suur südamlik aplaus teie õpetajatele, teie klassijuhatajatele, kes on teie kõrval vastu pidanud kõik 3 aastat. Ise kusjuures täiesti vaimult ärksaks jäänud, vapralt üle elanud kõik need väljakutsed, mida olete pakkunud. Nii et ma usun, et need aplausi on väärt. Reklaamiti välja, et ma hakkan nüüd tunnustama ja seda me teeme ka ja tunnustust jagame siis kõigile neile teie hulgast, kes selle õppeaasta lõpetavad kiituskirjaga, kes sellel õppeaastal on majast väljast erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel kogunud ikkagi selliseid väga märkimisväärseid kohti või kes on terve kooliaasta innukalt panustanud kooli huvitegevusse, spordiellu, et need säravad tähed kohe saavad nüüd ära nimetatud. Palun appi direktor Maarja Verideni ja siis meil on siin mõned abivahendid, mis peavad jõudma. Protseduur, ma räägin nii kaua, sätiga teie olge head valmis, protseduur läheb välja nii, et mina kõigepealt klassi järjekorras nimetan selle tunnustuse, siis ütlen õpilase nimi või õpilaste nimed, saab kõlada ennast tunnustav aplaus ja see, kes on nimetatud, ole hea, tule sina siia ette. Sinul on võimalus vastu võtta tänukiri, väike tänumeene ja kirjutada ajaloo tarbeks oma nimi kooli auraamatusse. Maarja vist teistpidi kõnes raamatul. Jah. Ja alustame algusest, alustame 12. A-klassist, kus nimetamist või väljakuulutamist väärivad siis 9 õpilast. Kõigepealt 12. klassi lõpetavad kiituskirjaga Sandra Holtzmann. Kiituskirjaline on Katriin Joller. Kiituskirja saab Liis Peedi. Kiituskirjaga lõpetab selle õppeaasta Anette Savio. Ja kiituskirjaline on ka Saara Vanaveski. Suure varale A-klassini ütleb, et teile vastas siin ei ole. A-klass kiituskirjadega lööb laineid. Aga tunnustus usundi õpetuse aine olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus saavutatud esimese koha eest. Kaisi Pille. Ja tunnustus märkimisväärse panuse eest kooli huvitegevusse ja või spordiellu 3 nime. Teimo Lahte. Henri Press. Ja Katariina Raud.
jääd juurde, meil on liiga palju tublisid. Nii, kui 12A siin lõpetab, siis valmis saab ennast panna 12B. Teilt valisime välja 8. Ja alustame tunnustust Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel sulgpallis võistkondliku teise koha eest. Kerlin Rosenberg. Tunnustus märkimisväärse panuse eest kooli huvitegevusse ja või spordiellu. 7 nimetamist väärivat noort. Rasmus Alvar Jõekaar. Madis Kaunets. Johanna Pesur. Ärge muretsege, või pastakaid ikkagi jagub majas, oma arust valisime küll välja. Kantseleis kapis on, ma ise tean ka, kus nad seal. No, võtame teile karbi kätte, loomulikult, jaa. Kord pole. Nii, vaatame, kuhu ma olen jäänud omadega. No nüüd natukene aega läheb, aga pole hullu. Naudivadki hetke siin ees. Nii, Anette Peterson. Kevin Roosileht. Anna-Liis Treimut. Ja Erich Voomets. 12. C-klass. Siin 17 õpilast võib oodata, et täitsa kutsutakse. Kõigepealt, aga 12. klassi lõpetab kiituskirjaga ja tunnustus panuse eest kooli huvitegevusse. Ramona Losman. Vabariiklikul noorte luuleprõhmul, väljapaistva esituse eripreemia eest Kaljulepiku luulevõistlusel ning koolisisese tiitli Andekas laps 2022 eest Reijo Roos. Vabariiklikul mõttespordiolümpiaadil Vene Kabes kokkuvõttes 4. koha saavutamise eest Ken Rasmus Kunin. Tunnustus tänavusele kooli väärtuste kandja tiitli omanikule ja suured tänusõnad panuse eest kooli huvitegevusse Kaili Jaager. Tunnustus
kes märkimisväärse panuse eest huvitegevusse ja või spordiellu, siin 13 nime tulevad üksteise järel. Adelle Ade. Brianna Aleksandra Perez. Katariina Breeman. Anna-Liisa Hamitšanov. Kristi Kassandra Laalam. Maigi Nigul. Väike järjekord, jaa. Keili Oks. Paula Puu. Eva-Liisa Rebane. Karolin Sulg. Sandra Tiidrus. Mõni noormees ka sekka. Markus Veer. Ma vaatan järjekorra lõppu ikkagi mahub Ketreen Vinkel. Teiega kohe ei tahaks alustada, sest kuigi ma võin öelda, siin on 25, keda väärib peaaegu terve klass. Oleks võinud võtta väljakutseks, igaüks saab midagi. Oleks võinud, vaata kui põnev. Aga no 25 peame veel ära tänama ja siia raamatusse jäädvustama. Et kui 12. teie klassiga alustada, siis esimesel õpilasel on tõesti siin, mul on 4 rida tulnud. Järgmisena tavaliselt medaleid jagatakse sellel juunis lõpuaktusel, aga nüüd meil on üks medal jagada. See on selline tegu mõttespordi olümpiaadil koondarvestuses kõikide alade peale kokku, kõikide voorude peale kokku vabariigis kolmanda koha saavutamisest. Ja loomulikult see noormees on teatris ka väga andekas kooliteatrite festivalil eripreemia. Mark Joosep Tähiste. Lepiku luulevõistlusel 4. koha ja eripreemia pälvimise eest, vabariiklikul kooliteatritel eripreemia ja tänusõnad panuse eest kooli huvitegevusse. Anette Elisabeth Lund. Vabariikliku õpilasetteõppe konkursi Tallinna vooru laureaat, kooliteatrite festivali eripreemia ja suured tänusõnad panuse eest kooli huvitegevusse. Astrid Näälik. Filosoofia olümpiaadi vabariiklikus lõppvoorus 10. koht Gerda Stamm. Järgmiseks on 14 õpilast, kelle puhul kõigi puhul saab öelda kooliteatrite festivali eripreemia
ja tänusõnad panuse eest huvitegevusse või spordiellu ja need 14 on Kelly Andermann, Jonathan Cohen, siis Linnea Jerku, Kendra Sheryl Joason, Karl Kristjan Kõrts, Eliis Rebane, Kätlin Trebas, Sandra Riivik, Kertu Saapak, Uku Kristjan Sass, Aivo Akseli Simmo, Elle-Liine Tork, Liisbet Urba, Leena Loviisa Viigise, nii, siia saba väikselt tekib, kirjutage võib-olla 2 tulpa kohe saab juba kirjutada. Ja viimased 6 on ka need õpilased, kes saavad ära märgitud selle eest, et nad on ikkagi kooli huvitegevusse või spordiellu, kooli elu arendamisse panustanud. Helis Ilumäe, Alex Jänks, Helena Angela Kiisler, Oliina Paenurm, Anna-Maria Prokofjeva, ja Katrin Sirvi. Kohe saame varsti raamatusse punkti panna. Meie siit Maarjaga lõpetame, aga ma nüüd tegelikult järgmisena kutsuksin siia pulti Kristeli. Tere! Minul on olnud suur au ja õnn 49. lennu aktiivikatega koostööd teha 3 või rohkem aastat. Ja ma annan ka aktiivi 8 lennule täna üle mõned meened. Ma tänan kõiki neid, kes on aktiivi kuulunud läbi aastate ja ma tänan neid lõpulaagris. Aga täna ma toon need välja, kelle märkimisväärne panus mulle ja ma arvan meile kõigile on väga oluline. Nii et ma palun siia nende traditsiooniliste
kujukeste järgi Paula Puu ja Heli Silumäe. Treen Vinkel. Anette Elisabeth Lukas ja Madis Baumets. Ja siis on need tehnikapeded. Nendega on nii, et see, et nad täna siin saalis istuvad, oli tükk tegemist mulle ja Maretile. Et neid veenda. Millegipärast on see igal aastal nii, et nende tehnikutega on muidugi eriti raske. Sest et ülemaja näeb neid selliste kaakidele käivad, hoiavad oma imidžit, joovad oma Red Bulli, kasutavad oma vulgaarseid väljendeid. Mina näen neid väga südamlikel hetkedel väga palju vanastumas kooliellu. Ja mul on hea meel, et ma saan selle juubelikontserdi nende poistega teha. Nii et Kevin ja Markus veel. Ja ma annan välja igal aastal huvitegevuse asendamatu tiitli. See on siis inimesele, kelleta me ei kujuta seda kõike siin ette. Ma arvan, et mingil moel tänavune nimi sellel moel üllatab, et ta ei ole olnud sündmuste suur õhtujuht või peakorraldaja, vaid ta aitab kõiki kooliõpilasgruppe igal sündmusel, igal hetkel. On hommikul esimene, õhtul viimane, alatesti soesti, inimlik, suur koolivaimu hoidja. Nii et huvitegevuse asendamatu on Teimo Lahti. Aga see tähendab 13 õpilast täielikku pankrotti. Me oleme majanduslikule katastroofile määratud. Täpselt nii. Juba pisikene saiakeste hinnatõus tähendab seda, et meil ei ole võimalik igal söögivahetunnil osta piisavalt saiakesi. Iga sent loeb. Aga äkki tasuks välja mõeldes plaan, mida edasi teha? On hea idee. Agnes? Me kirjutame 22 õpetajatele, et nad tuleks 22 keskkooli teatriklassi. Te olete täna siin selleks, et pidada maha üks korralik dance battle. Kui meie võidadame, saame me koolisööklassi hommikute viisi saiakesi ja kui teie võidate, siis C ja D-klass palub, et nad ei puudu enam üheski tunnis. Muusika palun. Kurat. Oota. Nii, nüüd. Ma ei usu, et see oleks väga võimalik. Me käisime moderaalselt
koolis. meil on sellega täiega jamasti. aga P, mis sina välja pakud? P! Kas ta kadus? Barbie, let's go party! Mis selle jutu point oli? Kuidas te sellega sõjakäste hindu alladate? See on hea küsimus. Tahaks lihtsalt inimesi kallistada. Jah. Aga te, mida sina arvad? Ma arvan, et me saame kõiki neid ideid ära kasutada. Nii, kõigepealt me sõidame kolgasse. Või kokka, või siis õige playboxi karikas, mille me koolist ära röövisime. Oota, mida? Mida te seda tegite? Ja mida me selle karikaga teeks? Okei. Siis ei tee karikat. Nii. Siis teeme teistmoodi. Me murrame poodi sisse. C-klass meisterdab uued hinnasildid. A-klass võtab turvade tähelepanu enda peale korraliku tähtsaga. Samal ajal C-klass hiilib turvamehe selja taha ja kallistab toimetuks. Nii, kui tuleb on ülepool, siis me lähme vahetame kõik koos hinnasildid ära. Ja mida te teete siin? Kool pannakse ju varsti kinni. See on ikka hinnad on tõusud ja me mõtlesime välja plaani, kuidas need hinnad alla saab. Mis te olete hulluks läinud või? Peale 7 on ju poest sajad soodukaga. Taseme õndega 49 sendi eest.
eks ole, et meil pole mõtet see aasta üldse osaledagi. Mitte kedagi ei huvita see enam ja ma ei viitsi jälle ka, et mingi kuber rääkima tuleks, eks ole. Et ma võin vaadata, mis see YouTube siin soovitab meile, et oot, ja ma väidan, et noh, tere! Vessik siinpool. No nagu te kõik juba uudistest teate, siis sõi keegi mesilase ära, kes kandis üht jubedat viirust, millega nüüd võitlema peame. Asi on nii tõsine, et peame kooli sulgema ja õpinguid jätkama distantsilt. Seega jälgige kindlasti distantsõppe ABC-d ja pean ka seejuures teatama, et Playbox jääb sel aastal ära. Mida? jõudnud meie päevakangelaste kätte. Nii et esimesena palun lavale 12A. Ma oleks teiega tahaks ka ise näidendis olla, aga see on okei. Ma oleks saanud, aga see on
oleks noora videoks. See oli nagu see räägiti mingisse laupäeval, siis see räägiti mingi laupäeval proov ja siis ma olin Rakvere seal. Siis ma jätan seega push, tuli välja, mis tehakse, et saab ka ju. Oleks saanud see kaitsest toonast. Sa olid kõige ilusam klassijuhataja meie koolis, igatahes. Aitäh teile 12 A. Meie kallis Reet. Nagu laulja ütles, palju vaeva sa oled meiega küll näinud ja kas meie puudumistega, meie klassijuhataja tunnis rääkimistega
või ka muudel põhjustel, kas näiteks pikapäevase või hommikuse väsimusega tunnis magamisega. Selle puhul ma tahaksin ka öelda, et sa oled inimene, kellele on võimalik rääkida enda probleemidest ja keda võib südamest usaldada nende teemadel. Pole vahet, kas me kirjutame sulle või me räägime sinuga näost näkku, me saame sinult sõbraliku ja hooliva vastuse kogu aeg. Selle nimel me tahamegi tänada sind selle 3 aasta jooksul, mis sa oled meiega teinud, meiega kogenud ja ka läbi elanud. Me täname sind südamlikult, Reet, aitäh! Ma ei tea, kas neid rekivad. Ja siis vahel on see aku jääda pakida, siis käivad see asi. Aitäh! 12B, olge lahked, lava on nüüd teie päralt.
veel? Meie kutsuksime lavale oma imearmsa klassijuhatajad ja me teame, et sulle ei meeldi tegelikult väga laval olla, aga... Ja nagu te juba olete aru saanud, siis nüüd palun siia 12C kokku hoida, sa võid nokku hoida, ma ei tea täpselt, mis kellega tegelikult on. Korra sai tähteed ja toimub. Mina tahan rääkida teiega väga suurest. Teate, mis on? Need on teie puudumised. Lapsed, jookske!
et sa meie puudumised alati ära parandad. Nii et palun tule siia meie juurde. Aitäh, 12C ja 12D on juba püsti tõusmas. Lava on teie oma, palun. Tähelepanu, on toimunud tehniline rike. Ja Grand Prix saab seesama seltskond 10D. Tüdruk tulevikuga. Pärast 10. klassi suvel Citres mere ääres istusime, olime taas kord jälle koos ja nautisime üksteise seltskonda. Ja noh, siis 11. klass. But I want to fly. No, I want to fly. My good days are far gone. They'll surely come back one more. So I want to play. No.
palun tule siia. Ma tänavast südamest ja veel pikka juttu ei ole, kui et elagu Merit Baranin, elagu füüsika, elagu kokteilid. Aitäh 12 ja aitäh kõigile ette valmistamast. Nüüd on siin show, mida näete, ekraani alla langemine. Aitäh!
kõnedeks. 12. klasside nimel kõnelevad kõikide lõpetavate klasside esindajad. Katariina Raud 12. A-klassist, Anette Peterson 12. B-klassist, Renate Liibrand 12. C-klassist ja Alex Jänts. Hallo! Alex Jänts 12. D-klassist, aitäh! Kallis koolipere, õpetajad ja kaasõpilased. Täna oleme siia kokku tulnud, et viia lõpule koolitündides veedetud aeg ning saata uuele teekonnale meie 49. tee. Töö pidi tegijad kiitma, nagu see Eesti vanasõna ütleb, ja oleme üsna kindlad, et nii see ka on. Kõik siin koolipingis veedetud rõõmud ja valud ei ole kindlasti mööda külgi maha jooksnud ning on hoolinud just need inimesed, kes me täna siin oleme. Palume korra, et võtaksite hetke ja vaataksite otsa nende enda ümber olevatele inimestele. Tundke uhkust nii enda kui teiste üle. Me oleme selle tee koos läbinud ning nüüd on aeg rõõmustada. Sõna lõpukeel tähendab justkui lõppu, aga täna siin keskkooli lõpetava abituriendina mõistan, et see on alles algus. See on ju elus iga asjaga nii, kui miski lõpeb, siis uus seiklus juba algab. Nii on see ka haridusega. Muidugi on oluline väärtustada ja olla tänulik kõikide teadmiste eest, mida nende aastatega oleme kogunenud, aga see on alles eluaegse õppimise algus. Olgugi, et meie gümnaasiumiaeg oli erilisem kui mõned aastad varem lõpetanud lendudel, oli meil siiski vahva. Nagu ka tunni ajal koolipingis jutustas keegi pisut liiga valju häälega, nii et kogu klass oma pilgud tema poole pööras, ei jäänud sarnased asjad juhtumata ka Zoomis. Nii mõnigi kord jäi kellegi mikrofon sisse, oli kuulda vestlusi vanematega, klassikaaslaste või lausa iseendaga. Tänane päev tähendab meie kõigi jaoks midagi erinevat. Mõni tunneb kergendust, et lõpuks saab seljatada keskkooli. Järgmine aga tunneb nostalgiat, vaadates aastate jooksul tehtud pilte ja meenutades vahvaid juhtumeid, mida oleme siin armsa koolimaja seinte vahel korda saatnud. Tõenäoliselt on suur osa meist pisut ärevil, kes läheb ülikooli, kes kaitseväkke või hoopis maailma avastama, aga üks on kindel, tulemus on põnevad ajad. 49 saab. Jäägame ajaloolisteks, jääme õiglasteks. Armsad olete isegi, kui me ei käi üle jõbuksil. Igal juhul olete armsad. Tere, 12B. Tere. Vahva oli teid kõikidena koolipool möllamas näha ja unustamas end korra uuesti sellesse algklassi lapse rolli, kellele me ju kõik kunagi alustasime. Muidu lendavad kõik igapäevaselt omas suunas, oma tegemiste ja tahtmiste poole. Kuid tore on korraks kokku tulla ja ühiselt meenutada seda aega, mis selle 3 aasta jooksul läbisime. Tänane päev on mõeldud kõigile õpetajatele, kuid see kõne on mõeldatud just teile, Meeline 12B. Nii et ole hea ja unusta korra need kohustused, mis sind ees ootavad ja pane telefon eemale. Rahusta oma meel ja meenuta korra esimest päeva, kui sellest kooli uksest sisse astusid. Meenuta, kui uus see sulle oli. Tundmatud edika akvaariumis, võõrad näevad sind ukse tervitamas ja mööda võisumas. Seinad täis värvilisi pilte ja süda põksumas kiiremini kui tavaliselt. Sisenemas võõrate nägudega täidetud klassi. See elu siin seinte vahel tundus võõras, kui algamus oli uus peatükk pealkirjaga gümnaasium. Mõeldes nendele 3 aastale, siis ütleks, et oleme saanud tunda kõike. Meeleolukad playboxi proovid 10. Tiina Saare väljasõidud, needude ühised küpsikusöömised ja jutuajamised, Meelise positiivsed sporditunnid, EHA-ga maailmaasjade ja õigekirjaga arutamised, poiste jõusaalitiirud, koduõppe varased hommikud pehme padja ja sooja teki all ning palju muud toredat. Jah, selle 3 aasta jooksul on olnud ka palju segadust, palju pinget, unetuid öid ja ebamugavaid olukordi, kuid ilma halvata ei oleks ka head. Mis sitasti, see uuesti, sorry. Soovin sulle, 12B ja kõigile teistele siin viibivas ruumis, et te kunagi ei lõpetaks unistamist. Ükskõik kui madalasse punkti sind elu on viinud, siis alati on võimalus uuesti püsti tõusta ja edasi sammuda.
nagu Oscar Wilde on öelnud, kui midagi üldse maksab teha, siis ainult seda, mida peetakse võimatuks. Aitäh 12B selle aja eest, olete kallid ja jään nüüd alati igatsema. Ma ütlen ausalt, siis ma natuke pelgasin seda kõnest, ma arvasin, et ma hakkan 100% nutma, aga meie õpetajad tegid oma videoga juba imelise töö, nii et loodame, et siis seekord pisarat välja ei kisu. mu kallis 49C. Tulles 3 aastat tagasi siia kooli, ei olnud mu ootused väga kõrged. No kool nagu kool ikka, klass ka nagu iga teine. Aga mul on siiralt hea meel, et ma eksisin, sest et see ei ole lihtsalt klass, see on perekond. Kõiki neid vahvaid seiklusi, mis me koos olen ette võtnud, kõik kohad, kus me oleme käinud, kõik asjad, mida me oleme näinud, neid ju võibki nimetama jääda. Ja ise tantsina gümnaasiumiteed alustades ei oleks ma elu sees arvanud, et meie klassis nii vägevad tantsulõvid on, sest et no meie poolt playboxi kavasid ei ületa mitte miski. Ka kõik pisemad asjad nagu Mäkis käigud või suuremad asjad nagu selle aasta indilindi korraldamine. Kõike teeme me alati koos. Tänu sellele toome ka igast inimesest meie klassis välja just nende parima versiooni. Ma loodan siiralt, et ma räägin kõigi eest, et vaatamata igasugu raskustele on need olnud parimad kooliaastad üldse. Aitäh teile, mu kallis 49C, ma olen neid väga igatsema. Kallid koolikaaslased ja eriti minu 49. Uskumatu, kas pole? Me oleme kõik siin, terve tosina jagu aastaid kooli mingi nühkimist. On meil just praegu selja taha jäänud. Mina ei taha üldse uskuda, aga nii see on. Mäletan küll, nagu oleks alles nädal tagasi juhtunud, kui ma tõmbasin pintsaku selga, kingad jalga ja läksin oma esimest aabitsat kätte saama. Usun, et ka teie kõik mäletate seda hetke oma elust. No, ja vaadake nüüd ennast. Poisikluttidest ja plikatitsudest on sirgunud täiskasvanud suured inimesed. No, kes tunneb ennast rohkem täiskasvanuna, kes vähem. Isiklikult ei tunne ma, et nüüd mingi väga suur inimene oleks. Üsna lapsik tunne on. Aga noh, täna ongi ju see päev, mil võime endal lapsikuna tunda. Tunne. Neljapäeval oli meil viimane ametlik koolipäev. Kas keegi üldse tundis, et see päev oli kuidagi eriline või sai mingi tunde, kui jalutas välja viimasest tunnist? Oli ju nagu koolipäev nagu iga teinegi. Mina ei saanud üldse midagi aru, et midagi oleks juhtunud. Jalutasin klassist välja ja mõtlesin oma ette, et noh, ongi kõik. Aga mis edasi saab? Aga mis nüüd saab edasi? See on meie kõigi enda teha. Nagu ütleb ka meie kooli moto, õppimine tõeb õnnele teed. Kool kingib kaardi ja kompassi. Ega me niisama koolis ei käinud 12 aastat. Noh, kes käis siin koolis 12 aastat, kes käis 3 aastat, kes kuskil vahepeal. Usun, et see kool on jätnud meile kõigile jälje, kes siin pikemat või lühemat aega viibinud on. Ikka jälle ei suuda ma ära imestada, millega ma olen need inimesed enda ümber ära teeninud. Ma arvan, et siinkohal on tõmbanud otsad kokku vaikselt. Tänades uuesti kõiki õpetajaid ja õpilasi, sõpru ja tuttavaid selle imelise aja eest. No, ma veits tänan ennast ka, et ma üldse siia kooli otsustasin ilmuda. Siin veedetud aeg oli priima ning natuke nukker on mõelda sellele, et minu aeg siin on läbi saanud. Kuid mitte täna. Täna pole mingi nukrutsemise päev. Täna oleme siin, et nautida, et elada. Head tänast, veel paremat homset ning aitäh teile. Lõpetuseks loeme teile meie lennud tuntuma poeedi ehk 49. C-klassi Reijo Roosi luuletuse Illusioon ja viirastus. See oli kevadine päev, lumi sulas asfaldi vahele ja üks kool seal Mustamäe keskel kutsus külla. Siin tehti 1, 2 ja 3 ja 4 ja 5 korraga.
ei jõudnud ega jõuaks üles lugedagi kõike seinte vahel toimuvat. mu ebausk, mu kahtlus, mis peitis end esmamuljes, oli määratult sügav. Et kuidas nemad, kuidas pole mina, suutnud varem sama, kuidas küll. Selles idüllis peab peituma mõni õõvastav saladus, mõtlesin. Või kasutaksin siin naerugaasi, aga jäin lõksu juba esimesest hingetembest, mis see on, mis teeb koduks ühe hoone, mis ei pidanud kunagi koduks saama. Nüüd 3 aastat olen neid koridore käinud, koolipinke nühkinud ja seinadele nõjatanud ning ikka vahel tuleb vana mina välja küsimaks, kas leidsid selle saladuse, kas leidsid naerugaasi? Ei, vana mina, ei leidnud ma midagi. Siia ehitatud kogukond selle nii omaseks teebki. See pole ime, see pole kauge unistus, see on reaalsus, see on tegu, täielik naer ja mitte üldsegi gaasi. Aga ikka vahel mõtlen, kõhklen. See saab vaid olla illusioon ja viirastus, liiga hea, et tõsi olla. Aga miks ka mitte, on mis on, las ta olla. Kell on õhtu, toostub ka suumi. Paneme homse sündmuse jaoks lava paika, paus. Kell on õhtu ja ta küsib vaikselt. Teed soovid? Ikka soovin vasta, ikka soovin. Soovime 49. lennule tuult tiibadesse ja sära silmadesse. Nüüd aga kutsuksin siia 49. lennu teatepulka edasi andma 50. lennust Eeriku ja 51. lennust Päikse. Tere, kallid lõpetajad. See kõnevärk on olnud paras peavalu, ent lõpuks oleme sellega teie ees. Ärgem olgem pahurad, muidu sulle veel nahutan. Minu nimi on Eerik. Ja minu nimi on Päike. Ülitore on olnud, eks ole. Kuradi kahju on teist küll. Olete pidanud siin kenasti igaüks oma kodudes istuma või noh, kes pidas sellest kinni, kes mitte. Olete uus generatsioon noori. Generatsioon, kelle keskkooli aegadel hakkasid kauplustes ringi liikuma igasugused imepulgad ja imepadjad. Et kust ma tean seda? No, igatahes. Liigume edasi. Kui teid enam igapäevaselt koolis ei näe, siis kes hakkab igal hommikul otse treppi sõites oma suure, valge, raketimõõtu autoga vähemalt 3 parkimiskohta hõivama. Kes hakkab kindlakäeliselt aktiivitabelitesse põhjuseta puudumisi märkima. Kes Maxima parklas grillides enda korraldatud õllesummeriga eriti varajase suvehooaja avab. Kelle popcorni isude tõttu kooli ette tuletõrje tuleb. Kes pallimängutöö iga tropi ajal moshpiti korraldab ja tantsib nii, nagu homset poleks. Issanda loomad on kirju ja palju erksaid värve olete lisanud just teie. Mõtlesime pikalt, mida teile öelda ja jõudsime järeldusele, et ülihea plaan oleks teile ennustada, kes meist ei tahaks teada endi tulevikku. Niisiis oleme märkamatult vadelnud teie kõigi käejooni.
okstega kooliõuest veesambaid otsinud ja veetnud tunde puid kallistades ning võime nüüd avaldada, mida teile tulevik toob. Kust olnud olete? 3 aastat peitust mängida on päris kõva sõna. Me ei leidnud isegi teie klassi Instagrami kontot ülesse. Nagu vaimud, ajalooga samastuv ja värki. Samas heast varjujast võiks vabalt saada kõrgepalgaline täiskohaga päkapikk või FBI luureagent. Nalli naljaks. Loodame, et teie klassi mimmudest saavad kõigist veel kaunimad mimmud ning ka veel kuulsamad TikTokerid. Ka ajaloo aktiiv muutub ülemaailmseks seltsiks, kuhu on kokku kogunenud peale teie veel palju kuulsaid ajaloolasi, niisama diplomaate kui ka muidu sööjaid. Peale lõpetamist hakkati igapäevaselt kohtuma peale 7 Maxima saialetis, kus meie andmetel mõni teist rohkesti aega veedab. Kuigi sel aastal teid Pleika laval ei näinud, lammutasite 10. ikka korralikult. Ehk oletegi ühekordsed üllatajad. Paari aasta pärast muutute te kõik kuulsaks lauljaks Pitbulliks, nagu seda enne Playboxi soovisite. Sellel võivad olla küll laastavad tagajärjed teie klassi mimmudele, aga saatuse vastu kahjuks ei saa. Mõttel on suur jõud. See oli teile 12 A. Me ei oska täpselt öelda, kes, aga kindlasti saab keegi siit legendaarsete filmide Kevade, suvi, sügis ja talve jätku režissööriks. No näiteks filmile 5 aastaaeg. Või kui nii suured saavutused jäävad veel mägede taha, siis AK, ilmateate, televaate ja huvitava klõpsu päevavõitjaks saate ühel hetkel kindlasti. Mõnele teist ennustame ka pesumasinate müügimehe ametit. Oleme kuulnud, et hommikuti asja teist ei saa. Nii et postiljone sellest klassist ei tule. Samas jätate aga alatasa paar ööd magamata, sest muidu võib juhtuda, et pool elu jääb elamata. Oma lennukate ideedega jõuavad teie härrad ise hakanud YouTuberitena peagi tippu ja lendavad 7 tuule poole. Meie kõrvu on jõudnud jutud, et need samad poisid on ka tulihingelised ralliassad. Ei ole neist parem ei Ott Tänak, ei Jari-Matti Latvala ega Kreisi raadio autosportlased ja kaardilugejad. Tunnetades teie võimsat kambavaimu, panustame sellele, et teist saavad tegijad meeskonnaspordis. No näiteks köievedu. Ei saa mainimata jätta ka teie ääretult armsalt kujundatud klassiruumi. #sisekujundajad. Olles kuulnud teie tarbivatest energiajoogi kogustest, ennustame teile pikka koostööd Red Bulliga. Teist saavad suured matkasellid. Matkate täpselt Mäkini, kus hakkavad toimuma ka teie klassi kokkutulekud ja kui jaksu on, siis ka tagasi. Selline on teie tulevik 12C. No nii. Kuidas teil rahalised seisud on? Pole hullu. Meie teame vastust. Vanad Eesti targad räägivad, et paarikonna aasta pärast õitseb teil kõigil majanduslik küllus. Keskkonnaga puutute kokku ehk nii palju, et ostate enda rahamägede eest sarnaselt Nublule mõne saare. Mõni teist saab läbi loto mängimise miljonäriks. Kuidagi peab rikkus teieni jõudma. Salastatud allikatest kuulsime, et puudumistega on teil loodud väga hästi. Kord on kass kodust jooksu pannud. Teinekord saab aga perearsti juurde minekust kogu koolipäeva pikkune ettevõtmine. Ärgem unustage ka autokooli. Olete olnud pigem vaoshoitud omaette nokitsejad, kuid sisimas hoolivad ja südamlikud. #live love love. Ent veel kord korrates, kujutage nüüd seda ette. Te saate oma privaatse saare. Wow. Selline tulevik naeratab just teile vastu 12B. Siit seltskonnast
kirguvad suure tõenäosusega vabariigi suurimad möllumehed, kes on alati valmis tähistama selle nädala viimast teisipäeva või kolmapäeva. Vastukaaluks C-klassi YouTuberitele panevad siit võimsalt vastu loomuliku andega hõbekõrid ja nende taustatantsijad ning ASMR-e tootvad suunamudijad. Kusjuures Eesti muusikamaailma vallutavatest pärlitest võiksite kokku panna kohe täitsa raamatu. Toiste lorilaulu või midagi sellist. Tähtede seisu vaadates julgeme väita, et hakkate täitma suuri lavarolle ning kellestki teist saab raudselt järgmine kättemaksukontori detektiiv. Kui peategelase rolli ei saa, siis puitpõõsaid on alati vaja mängida. Püsigem siiski kultuursed. Teie tõde ja õigust austavad ning kummardavad kirjaniku hakatised võiksid valmis kirjutada ka 5. aastaja raamatu. Väike koostööd C-klassiga. Playboxi saavutuste järgi ennustades nõksutate puusi ja keerutate jalga veel pikka aega. Ehk panete kokku rahvatantsurühma ja lähete tantsupeole. Või kui see ei tundu realistlik, siis ühe vahva cheerleaderite grupi saaksite kokku panna küll. Need olete teie, 12D. lend. Te olete olnud vinged õpilased, kelle jälgedes käia. On olnud piiritu õnn, rõõm ja au astuda välisuksest sisse samal ajal kui sina. Võtta sööklas kahvel, mida sina paar päeva tagasi kasutasid. Seista vetsu järjekorras sinu taga, kogemata katsuda laual nätsu, mille sina oled sinna pannud. Vaadata õpikust sinise pastakaga enda äranägemise järgi täiendatud jooniseid ning leida tagakaanelt just sinu nimi. Nüüd on meil aeg võtta ohjad endi kätte. Meie südameis elate igavesest ajast igavesti väikses päiksepoolses toas. Jääme teid mäletama kui ustavaid võitluskaaslasi, lendu, kelles on alati vähesed kohal, vähemalt viimasel ajal. Heasüdamlikke lastefondi annetajaid, ühekordseid Playboxil esinejaid, grandioosseid Mäkis käijaid ning kahekordseid Playboxi võitjaid. Lõpetuseks kostame teitele nii palju, et 50. ja 51. lend soovivad teitele naelakummi ja okast kurku ning et ikka kalaõnn teitele kõigile nairataks. Kohtume kunagi taas. Jäänud on veel 2 viimast olulist lõpukella elementi, mille järgselt palume kõiki 12-ndikke ning õpetajaid õpetajate tuppa keha kinnitama. Suur tänu kõikidele 10-ndikele ja 11-ndikele, kes on tänase korraldanud ja aitäh 49. lend, et olete olnud eeskujud ning koolivaimu hoidjad ja edasiandjad. Nüüd aga laulame laulu, mis on teil kindlasti paremini peas kui ükski teine lugu siin ilma peal. See on meie armas koolilaul ja selle laulmiseks palun kõigil püsti tõusta ning palun jääge püsti ka pärast koolilaulu laulmist. Aitäh! Ma saan kõigile lavalt laulda. On nii tore laul. Palun lavale 2 esimese klassi õpilast, kes helistavad teile viimast korda koolikella. Pärast kella lõppemist palume üldmuusika saate laulast kõigepealt lahkuda 11. klassidel, keda veab 12. klass ja siis kõigil teistel. Soovime teile kõigile
edukat eksamiperioodi ja kohtume varsti lõpuaktusel. Aitäh!